Kas sa teed sporti? Mis sporti? Käin jõusaalis 3 korda nädalas. Samuti käin mängimas sulgpalli 2 korda kuus. Käin regulaarselt sõbrade või perega pargis jalutamas. Kas sa sööd tervislikult? Jah, kindlasti. Ma söön alati tervislikku toitu. Hommikul söön kaerahelbeid, keedetud mune ja puuvilju. Lõunaks söön riisi või kartulit kanakarriga, vahel ka kalakarriga. Joon ka keefirit. Õhtusöögiks söön rohelist salatit ja joon klaasi piima. Ma ei joo kunagi alkoholi. Ma joon iga päev 2 tassi kohvi. Milline on sinu tavaline päev? Minu tavaline päev algab kell 7. Siis ärkan üles ja söön hommikusöögi, pärast seda viin tütre kooli. Jõuan tööle enne kell 9. Lähen kolleegidega lõunale kell 12. Tulen koju kell 6 õhtul. Siis ma mängin tütrega või vaatan telekat. Pärast õhtusööki käin magamas kell 11 tööl. Mitu korda päevas sa sööd? Mida sa sööd? Ma söön 3 korda päevas. Hommikul ma söön kaerahelbeid, keedetud mune ja puuvilju. Lõunaks ma söön riisi või kartulit kanakarriga või kalakarriga. Ma joon ka keefirit. Õhtusöögiks söön rohelist salatit ja joon 2 klaasi piima. Kas sa oled tihti haige? Õnneks mitte, ma jään sügisel ainult 9 nädalaks haigeks. Ma ei käinud haiglas terve elu jooksul. Millal viimati olid haige küsimärk, mis haigus? Eelmisel kuul mul oli köha ja kerge palavik. Mida sa teed, et mitte haigeks jääda? Proovin alati tervislikult süüa, kannan sooja riideid ja käin regulaarselt jõusaalis. Mida sa teed, kui sa oled haige? Ma söön tervislikult ja võtan ravimeid vastavalt arstijuhistele. Kui tihti sa käid arsti juures? Käin 1 kord aastas arsti juures regulaarseks tervisekontrolliks, näiteks vererõhu ja diabeedi kontrolliks. Mul on väike vererõhu probleem, aga diabeeti mitte. Millal sa viimati käisid arsti juures? Käisin arsti juures 5 kuud tagasi juunis regulaarseks tervisekontrolliks. Kas sa magad hästi? Millal ärkad? Millal magama lähed? Ma arvan, et ma magan piisavalt, vähemalt 7 tundi päevas. Ärkan kell 7 ja lähen magama kell 11 õhtul. Kas sul on halbasid harjumusi? Millised? Suitsetan iga päev 10 sigaretti ja joon 3 tassi kohvi. Mis aitab stressi vastu? Mulle ei meeldi stress. Käin 3 korda nädalas jõusaalis. Iga päev käin pargis sõprade või naisega jalutamas. Kohtun ka palju sõpradega kohvikus või spordikeskuses. Kas sa oled tihti stressis? Ei, mulle ei meeldi stressis olla. Mis on tervislik toit? Tervislik toit annab meile energiat, mineraale ja vitamiine. See hoiab meie keha kaitstuna. See aitab meid ka hoida head tuju. Mis on ebatervislik toit? Ebatervislik toit teeb meid paksuks. Halbade toitumisharjumuste tõttu jääme ka haigeks. Kas sa sööd tihti kiirtoitu? Ei, ma ei arva, et kiirtoit on tervislik, seega ma ei söö seda tihti. Miks tervislik toit on tähtis? Ma arvan, et tervislik toit on tähtis, sest see annab meid energiat, mineraale ja vitamiine. See hoiab meie keha kaitstuna. See aitab meid hoida ka head tuju. Kas sinu pere on sportlik? Jah, ma käin regulaarselt jõusaalis, mu tütar käib ka kooli jõusaalis ja mu naine teeb trenni kodus. Kui tihti sa käid hambaarsti juures? Jah, ma käin regulaarselt jõusaalis hambaarsti juures, näiteks korra aastas. Kus ja kellena sa töötad? Töötan ID-firmas tarkvaraarendajana. Kui kaua sa oled selles firmas töötanud? Ma olen seal juba 6 aastat töötanud. Kas sulle meeldib sinu töö? Mulle meeldib minu töö väga, sest see on väga raske, aga nauditav. See annab kõrgemat palka ka. Ma arvan, et inimestele meeldib see töö väga. Kas sa oled oma palga või tööga rahul? Mulle meeldib minu töö või palk väga, sest see on tööturul kõrgem palk. Mis sulle ei meeldi sinu töö juures? Minu töö on raske ja vahel ma tunnen end palju stressi. Vahel mõned kolleegid ei ole abivalmid, aga tavaliselt nad on väga head. Üldiselt ma armastan oma tööd. Millised on sinu töökohustused? Minu peatöö on tarkvarakoodi kirjutamine. Käin iga päev koosolekutel arutada edusammu. E-kirja saatmine ja vastamine pole midagi erilist öelda. Kui pikk on sinu tööpäev? Töötan 8 tundi päevas, aga kui on mõni oluline ülesanne, siis vahel ka töötan rohkem. Kas sul on raske töö? Jah, mul on iga päev raskeid ülesandeid teha. Tarkvarakoodi kirjutamine pole lihtne. Kuidas sa tööle lähed?
ma lähen oma autoga tööle. kas sul on meeldivad töökaaslased või ülemus? Mul on tööl palju häid kolleege. Mulle meeldivad nad kõik ja minu ülemus on väga lahke ja abivalmis ka. kas sa kohtud oma kolleegidega vabal ajal? Mul on üks töökaaslane, kes on ka Bangladeshist pärit. Kohtun temaga vabal ajal. millest sa oma töökaaslastega räägid? Tööl räägime ülesandest, aga väljaspool seda räägime kultuurist, toidust, reisimisest ja poliitikast. kas sul on tööl lõuna? mida sa sööd? Jah, me sööme tööl lõunat. Ma söön riisi või kartulit lihaga. Ma joon ka keefirit. mida sa teed peale tööd? Pärast tööd käin jõusaalis ja siis koju. mida sa teed enne tööd? Hommikul viin tütre kooli enne minekut tööle. kelleks sa lapsena tahtsid saada? Lapsepõlvest tahtsin saada arstiks. See on väga hea elukutse, millel on kõrgem palk ja hea maine ühiskonnas. mis koolid sa oled lõpetanud? Lõpetasin õpingud Tartu Ülikoolis 2017. aastal. Enne Eestisse tulekut õppisin ka oma kodumaal. kelleks mis eriala sa koolis õppisid? Õppisin Bangladeshis arvutitehnikat. Lõpetasin Tartu Ülikooli tarkvaratehnika erialal. kas sa tahaksid töökohta vahetada? Mitte praegu, aga võib-olla vahetan töökohta tulevikus, kui saan paremaid hüvitisi. kellena sa tahaksid töötada? Ma tahtsin olla nagu minu vanem vend, kes elab ja töötab Taanis insenerina. Ta on väga andekas insener. mida sulle meeldib vabal ajal teha? See sõltub aastaajast. Suvel vabal ajal mulle meeldib sõprade ja perega pargis käia. Talvel meeldib mulle sõpradega jõusaalis või spordikeskuses käia. Aga terve aasta mulle meeldib süüa teha, raamatuid lugeda ja telekat vaadata. mida sa teed, kui sul on vaba aeg? Suvel vabal ajal meeldib mulle sõprade ja perega pargis käia. Talvel meeldib mulle sõpradega jõusaalis või spordikeskuses käia. Aga terve aasta meeldib mulle süüa teha, raamatuid lugeda ja telekat vaadata. kas sul on palju vaba aega? Mul ei ole palju vaba aega. Minu tavaline päev on täis tegevustega. millal sul tavaliselt on vaba aeg? Mul on iga päev pärast tööd 2–3 tundi vaba aega. Nädalavahetustel mul on palju vaba aega, näiteks 6 tundi. kellega sulle meeldib vabal ajal suhelda? Nädalavahetustel helistan kindlasti emale. Tavaliselt suhtlen tööpäeva õhtuti sõpradega kohtuda pargis või kohvikus. kellega sa kohtud vabal ajal? Mul on mõned sõbrad Eestis, kes on pärit Bangladeshist. Ma kohtun nendega. mida sulle ei meeldi vabal ajal teha, aga sa pead tegema? Mulle ei meeldi süüa teha vabal ajal, aga ma pean seda tegema, sest minu naine palub palju. kas vaba aeg on sinu jaoks tähtis? Ma arvan, et vaba aeg minu jaoks on väga oluline. Ma saan vabal ajal hinnata ennast. See aitab mind olla parem. kas sa teed sporti vabal ajal? Jah, ma käin vabal ajal 3 korda nädalas jõusaalis. Ma käin ka sulgpalli mängimas. kas sa loed raamatuid, kui sul on vaba aeg? Jah, ma loen vabal ajal raamatuid, aga mitte liiga palju. Mulle meeldib vaadata YouTube'ist dokumentaalfilme. kui tihti sa kinos või teatris käid? Kahjuks ma ei käi kinos tihti. millal sa viimati kinos või teatris käisid? Viimati käisin kinos 5 aastat tagasi. kas sa vaatad vabal ajal telekat? mitu tundi päevas? Jah, ma vaatan vabal ajal palju telekat. Vähemalt 2 või 3 tundi päevas. mis on sinu lemmiktegevus vabal ajal? Pargis jalutamine on minu lemmiktegevus vabal ajal. mida sinu pere teeb, kui neil on vaba aeg? Käime poes või restoranis. Vahel käime pargis jalutamas. mida sinu sõbrad teevad, kui neil on vaba aeg? Ma tean, et vabal ajal nad käivad poes, restoranis, kohvikus, jalutamas pargis ja kinos. kas sa aitad inimesi, kui sul on vaba aeg? Jah, ma aitan inimesi kogu aeg, eriti kui mul on vaba aega. Paljud bangladeshilased paluvad abi ja ma teen seda. kas sa tahaksid rohkem vaba aega? Miks mitte, kõigile meeldib see. See annab energiat ja head tuju. Vaba aeg on suurepärane. kas sul on tööpäevadel palju vaba aega? Ei, kahjuks mul on 2–3 tundi vaba aega tööpäevadel. kas sul on nädalavahetusel palju vaba aega? Jah, mul on nädalavahetustel palju vaba aega. Mulle meeldib veeta aega perega, kodus süüa teha, restoranis või kaubanduskeskuses käia.